Austatud koolipere, 101 aastat tagasi, 2. veebruaril kirjutati Tartus alla Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahelisele rahulepingule, millega lõpetati vabadussõda ja määrati Eesti idapiir. Lepinguga tunnustas Nõukogude Venemaa iseseisvat Eesti Vabariiki. Eesti riik kuulutati välja ligi 2 aastat varem, 24. veebruaril 1918. aastal, kui päev varem Pärnus ja seejärel Tallinnas loeti ette manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Eesti riigi sünd nõudis julgust, vaprust ja otsustavust, kelles leida veel rohkem idealismi ja otsustusjulgust kui mitte gümnaasiumiõpilastes. Mis saab olla sõjamehele üllamat kui just oma maa ja riigi eest võidelda? Julgus ja vaimustus võimalusest oma riiki luua ühendas vabadussõja alguspäevadel koolipoisid ja meie andekad väejuhid. Selles koosluses tekkis ühine ja võimas energia, sündis ühine vaimsus. Sõjajumal eelistab valida poole, kus on rohkem tegutsemisindu. Head kuulajad, kas tänapäeva Eesti noortel on piisavalt kaitsetahet? 10 aastat tagasi sain noortelt vastuseks, et kui tõepoolest peaks selline vajadus tekkima, minnakse Eesti riiki kaitsma. Iseseisva Eesti riigi ja tema väärtuste eest olid meie noored valmis võitlema, vajaduse korral ka sõjas. Täna aga pole noored selles enam nii kindlad. Kas jääb puudu tahtest, kohusetundest või isamaalisusest? Seda teab iga noor ise. Ma lillesideme võtaks, sind köidaks sellega. Sind köidaks sellega ühte, oh õnnetu Eestimaa. Ma taeva sina võtaks päikese särava, võtaks eha, võtaks koidu, sind köidaks sellega. Ja armastuse ma võtaks truuduse, aususe ka. Ja köidaks sellega ühte sind, kallis kodumaa. Ja veresideme võtaks venna südamemaa. Ja köidaks sellega ühte sind, õnnetu Eestimaa. Armsad eestimaalased, hoiame oma riiki, oma väikest, armast Eestit ja hoiame inimesi enda ümber. Rõõmustame Eesti sünnipäeval ja oleme tänulikud selle eest, mis on hästi ja õigesti. Õnne sünnipäevaks, Eesti!